Tallinna Draamateatri väikelava koolinoorte käsutuses. Põhja-Eesti Regionaalhaigla Verekeskus korraldab juba 3. aastat teatrifestivali koolinoortele teemal Doonor on elupäästja. Naine, 26 aastat vana, ületas vales kohas sõiduteed, sai löögi sõiduauto. Paremal ei ole arteriaalne verejooks, pulss kiire, hingamine sage. Kas te kuulete mind? Palun tehke silmad lahti. Püsige ärkvel. Väga tubli. Doktor, olete jõudnud haiglasse. Teiega saab kõik korda. Kas vereanalüüs on võetud? Võetud. Veregrupp on määratud? Määratud. Veregrupp mul positiivne. Alustame vereülekannet. 2 doosi. Doktor, kuidas temaga on? Palun istuge. Pole vaja muretseda. Hetkeseis on stabiilne. Saime verejooksu peatatud ja alustasime nüüd vereülekannet. Sinu nägemus on kõik korda. Hapnik 70, pulss aeglustub. Palun defibrillaatorit. Vabandage, kas te võiksite mulle öelda, kus ma olen? Te olete seal. Seal? Ma olen ju siin. Jaa, aga te olete seal ka veel. Te pole veel päriselt siia jõudnud. Mul on ka väike laps, tütar. Kui vana teie tütar on? Oi, ta on meil juba 4, jah. Minu oma on juba 40. Tõesti? Ja nüüd on teil veel see pisikene ka. See on puupakk. Vabandust, ma tõesti ei teadnud. Kas ta suri ära? Ei, mina surin. Väike külm, käsi, las ma soendan sind. Mul ei ole küll. Tead, ma olen harjunud. Minu emmel olid ka sellised juuksed. Aga kus su emme on? Minu emme on kaugel. Kas ta läks kuskile ära? Mina läksin. Näe, vaadake. Teate, see on apteeker Johannes. Tema on olnud siin juba mitusada aastat. Mitusada aastat? See ei ole ju võimalik. Kõik on võimalik. On omnis moriaal. Tähendab, ma ei saa ikkagi aru, kuhu ma sattunud. Kas te võiksite mulle seletada? Sa oled teel siia. Teel? Jaa, ma mäletan küll, et olin nagu teel ja järsku tuli üks auto ja jube valus oli ja järsku keegi küsis, kas ma olen... Kas see on uni? Ei ole. Tead,
mina arvasin ka alguses, et see on uni, aga ei olnudki. Tead, mina jäin ka auto alla. Ja nii valus oli ja nii palju verd jooksis. Kuule, kas arstid hakkasid sulle verd sisse panema? Ta mõtleb, et kas sul hakati tegema vereülekannet. Ja hakati küll. Tead, siis ma arvan, et sa saad tagasi oma tütre juurde. Mina oleksin ka tagasi saanud, kui mu emme ja issi oleksid lubanud mulle verd juurde panna. Aga nad ei lubanud. Nende usk ei lubanud. Vereülekanne. Kuidas saab teisele inimesele teise verd sisse lasta? Verd saab välja lasta. Kõige tõusum rohi, mis arstikunsti suurte ülesleidmiste seast maa peal leida on aadri laskmine. Lugupeetud apteekri härra, tänapäeval on haiglates vereülekanne igapäevane ja ohutu tegevus. Igapäevane ja ohutu. Teame küll neid asju. Ärgi tulge mulle rääkima. Seal ta istub. Tema vaimahaigus püüti ravida talle lambaverd sisse pannes. Siin ta nüüd on. Ärgi tulge mulle rääkima. Inimesele saab kanda ainult teise inimese verd ja sealjuures tuleb arvestada ka veregruppe. On palju inimesi, kes vabatahtlikult verd loovutavad. Neid nimetatakse veredoonoriteks. Tänapäeval tehakse vereülekandeid, kui patsient on mõnel õnnetuse või operatsioonil liiga palju verd kaotanud või kui tema organism ei suuda enam piisavalt vererakke toota. Verevahetuslasteni eliksiir on teadagi rubiinid. Uhknes 27 untsi pulbriks taguda ja sisse võtta. Või kui pole rubiine, siis sobib ka põletatud koerajunniahu kääritatud kitsesõnnikuga. Võta. Ei taha, aitäh. Ärge pange teda tähele. Ta elab ikka veel keskajas. Paha veri tuleb välja, mitte sisse lasta. Nüüd ma saan aru küll, kus ma olen. Ma olen sealpool. Sa oled siinpool, jah. Aga kuule, kuidas sa sinna auto alla üldse jäi? Kas sa ei näinud seda autot siis? Tead, ei ole enam kaua aega tööd olnud ja ma pean pidevalt mõtlema, kuidas ots otsaga kokku tulla. Ja siis ma järsku ei näinudki, kui olin juba sõiduteel. Kaljus proua, Hippokrates ja Galenos ja terve Paadu arstiteaduskond arvab niisuguste tundemärkide korral. See on sappi vaev. Kollase sapi tõrkumine mustale seltsiks olemast ja musta vastu hakkamine kollase võrdsust tunnistamaks. See on kahe vastandliku sapi mässamine teie sees, armuline proua. Ärge pange teda tähele. Ta tahab ainult head. Aga teie usaldage arste. Aga teie? Mina surin sünnitusel verekaotusesse. Ma ei jõudnud haiglasse. Aga teie jõudsite. Teile tehakse vereülekannet ja saate kindlasti oma tütrekese juurde tagasi. Vedelikudest on parim hundisoole leates. Aga sobib ka musta kassi kusi. Kus? Niisu! Kes? Ma tahan siit ära. Ma tahan sinna tagasi. Ära pahanda. Mis sa nüüd? Tead, tundub, et ongi aeg. Aga kas ma tohin su juukseid veel katsuda? Tead, kui sa tunned seal, et on jälle raske, jää hetkeks seisma. Pane silmad kinni ja mõtle sellele, mida siin nägid ja tundsid. Siis tee silmad lahti. Ja sa näed, et kõik on hoopis teistmoodi. Palju parem kui enne silmade sulgemist.
Sputnik 80. kutsuge, kui midagi on. Tere tulemast tagasi. Te olete haiglas. Tegime teile vereülekande ja teiega saab nüüd kõik korda. Emme, kus sa oled? Ma olen siin, Noora. Emme. Meil on stuudios 2 Kuusal keskkooli näiteringi liiget, kes astuvad täna üles Draamateatri laval ja kes on veredoonorid. Palun tutvustage ennast. Tere, minu nimi on Kristiina Rebane. Esimest korda ma andsin verd eelmise aasta novembris ja informatsiooni selle kohta sain ma koolist. Tere, ja minu poolt olen Karl Agapuu. Informatsiooni vere andmise kohta sain esimest korda kooli seina pealt. Et siis käisime ka Kristiinaga koos verd andmas ja olen ka 1 korra veel käinud, siis on 2 korda verd andnud ja see oli 2013 aasta jaanuaris ja kavatsen ka edaspidi sellega tegeleda. Mina kavatsen ka kindlasti veel verd loovutada, sest veredoonor on elupäästja. Suur tänu teile! Te kuulasite kultuuriuudiseid. Stuudios oli Meelis Keber.